Nii, mul on suur hea meel rääkida siis teile tegelikult seda, mida lühidalt avas ka Taimar peadirektorite paneelis, et ei maksa alati võidelda selle sama ühe konnatiigi osas, et kes on just see Liivimaa kõige kiirem ratsutaja, vaid tegelikult on see sinine kuul, mis kosmoses helendavalt pöörleb, suur ja lai ja riike ja turge, mida avastada palju. Ja mul on tohutult hea meel, et mul on 4 erinevat vaadet võimalik teie ette tuua ja teil on selle sama menti kaudu võimalik neile esitada ka hiljem küsimusi. Meil on siis Hannese näol vaade Egast, Andrea näol vaade siis Estevist, Anna-Greta esindab ITL-i ja Lauri siis Cyberneti ehk RIAT. Ja minu ettepanek ongi see, et me alustame sellest, et nad oma nurga alt, et kuidas siis tegelikult seda Eestit suuremaks teha, kuidas tegelikult luua Eesti digiriigile võimalusi, oma kogemusloopinnalt alustavad. Ma sooviks, et see oleks võimalikult interaktiivne, et kui kellelgi lööb pirni põlema just teie kaaspanelisti esitatud väide, tees või lause, siis tõstke kohe näpp püsti või kohe võtke sõna. Ja siis tuleme juba küsimuste juurde, mida loodetavasti tuleb siis selle sama menti kaudu mulle siia ekraanile, kui see ekraan tööle loomulikult jääb. Aitäh! Aga alustame, Hannes, sinust, kuna sa oled lihtsalt juhtud olema vasakult käed minust esimene. Aitäh! Ja tere pärastlõunat ja palju õnne Riiale sünnipäeva puhul. Ma avastasin oma mälu lahtreid sorteerides, et 15 aastat tagasi, kui Vabariigi valitsuse seadust muudeti ja Riia asutati, siis ma olin Riigikogus ja olin üsna elavalt nende diskussioonide juures, millest me võime eraldi pärast meenutusi meenutada. E-riigi Akadeemia on siis 24-aastane, nii et kui tsiteerida Dan Bogdanovit, siis natuke võime teid juba õpetada, kuidas elada ja olla. Ja me oleme kasvanud niisugusest väikesest butiikorganisatsioonist päris suureks masinaks. Meil on täna, meie aastane eelarve või käive on umbes 26 miljonit ja meil on 100 inimest, nendest umbes 60 on Eestis, 35 on Ukrainas ja ülejäänud on üle maailma. Ja me valdavalt juurutame siis Euroopa Liidu rahastusel, aga ka teiste rahvusvaheliste doonorite rahastusel erinevaid projekte erinevates maailmaotstes. Meie kõige suurem turg ja koostööpartner riik on Ukraina, kus me alates 2014. aastast oleme projekte juurutanud või juurutamas 65 miljoni euro eest. Järgmine on Moldova, siis tulevad erinevad muud riigid ja me tegutseme täna tõepoolest nii Ameerika, Aafrika, Aasia kui Euroopa maailmajagudes. Ja mis on see meie lugu ja õppetund, mida me räägime ja viime, on kindlasti see, et see Eesti mudel, mida me siin Eestis kasutame ja mida Riia tänaga edukalt elus hoiab ja edasi arendab, on ikkagi osutunud üllatavalt universaalseks. Need põhikomponendid, mis selles mudelis kõik on, alates digitaalsetest andmebaasidest, andmevahetuskeskkondadest, digitaalsest identiteedist, küberturvest, teenustest ja kõigest muust, sellest kõigest me räägime nii Eesti najal, aga mõistagi üha rohkem ka teiste riikide kogemuste najal ja näiteks Mobla äppi lugu on kindlasti meil räägitav just näiteks Ukraina eduloo baasil ja ma olen väga rõõmus, et Eesti on nüüd sellel teel ka juba pikki samme tegemas. Nii et kokkuvõte on see, et Eesti story müüb, Eesti on endiselt vägagi adekvaatne ja paslik riik, millest malli võtta. Me oleme selles mõttes väga tublid, et me oleme ausad. Ma mõtlen eestlased tervikuna. Ja mida ka paljud meie koostööpartnerid ja kasusaajad ütlevad, et te ei ole nagu firma, ja see käib veel kord, see ei ole ainult ega, vaid Eesti kohta käib, et te ei ole nagu firma, kes ütleb, et meil on kõik hästi ja me teeme teil kõik halvasti, et kõik teil väga heaks, vaid et te räägite nagu ausalt, mis on toimunud, mis on hästi läinud, mis on untsu läinud ja see on väärtus, millest nagu päriselt õppida ja midagi siis ühes või teises riigis uuesti või järele teha. Ja mis kõige olulisem on see, et ega siis Eesti kogemust ei saa kopeerida. Küll aga saab sellest õppust võtta, saab ise teha paremini ja kindlasti on oluline ka see, mis võib-olla kõigile Eesti IT-firmadele alati ei meeldi,
aga tegelikkus on ju see, et seal peavad alati pundis olema ka kohalikud IT-ettevõtted, kes seda riiki toetama jäävad ka siis, kui näiteks Euroopa Liidu või Maailmapanga rahastatud projekt on läbi. Väga paljudes kohtades me kasutame ka Eesti ettevõtteid, aga ka selle kohaliku võimekuse kasvatamine nii riigiaparaadis kui erasektoris on oluline tegelikult see, et kõik, mida me ehitame, päriselt ka püsima jääks. Aitäh! Suur aitäh! Tekkis kohe mitu küsimust ja remarki, aga ma hoian ennast vägisi tagasi ja annan järgmisele kõnelejale, et mitte aega täis rääkida. Nii et Estevi vaade, palun, Andrea. Tervist! Estevi meeskonna poolt ka suured õnnitlused nii märkimisväärse sündmuse puhul, et võiks öelda, et me isegi täna oleme teiega sellises väikses sammus. Estev sai sellel aastal 5-aastaseks, nii et on veel samme minna ja õppida veel paljugi. Aga meie kogemustest, võib-olla, mis ma siin tegelikult juba välja toodi, aga ütleksin seda, et Eesti digilugu on tegelikult tõestus sellest, et nutikad lahendused võivad riiki muuta. Ja mida meie siis Estevis teeme, ongi siis see, et me viime oma kogemuse oma partneritele nendesse sihtriikides. Ja mitte ainult lihtsalt abina, vaid koostööna. Ja digivaldkonnas tähendab see seda, et me toetame siis partnereid turvaliste, kaasavate ja kestlike e-riigi alustalade loomisel. Ja selle eesmärk on siis see, et nad saaksid ise pärast oma digiriiki üleval pidada, hallata ja seda kasvatada. Meil on julgen öelda, üks selline vankumatu põhimõte, kui me digiasju teeme ja digiprojekte. Ja see on see, et digiriik ei ole tehnoloogia või tehnika, vaid see on see, kuidas riik ja inimesed omavahel suhtlevad ja kuidas nad üksteist usaldavad ja kuidas nad omavahel toimivad. Me oma projektides ei lähe pakkuma karbitoodet, vaid me lähme muutma seda sihtriigis põhiliselt mõtteviisi. Ja ma tahaks siin koha peal võib-olla rõhutada seda, mida me juba rääkisime eelneva kõneleja puhul, et tegelikult see on koostöö. Me teeme seda kõike koos oma partneritega. Estev on siin siis sillana, mis siis viib kokku avaliku sektori, erasektori, vabaühendused just selle sihtriigiga. Ja paljudega siin me oleme juba koostööd teinud, teeme praegugi koostööd ja kindlasti teeme tulevikus. Et ma arvan, et ma tahakski väga just rõhutada seda sõna digis koostöö. Ja ma julgen öelda ka seda, et nende projektide najal, kus me oleme nendes sihtriikides toimetanud, et Eesti riigi kohalolek on kvaliteedimärk. Ja see tekitab kohalikes omavalitsustes, mitte ainult omavalitsustes, vaid ka riiklikel tasanditel usaldust. Ja selle usalduse pinnalt on siis Eesti ettevõtetel, erasektoril kõigil võimalik siis minna palju lihtsamalt nendele uutele turgudele ja neid võimalusi seal näha. Võib-olla selline numbriline näitaja, et seda näidet nagu veelgi esile tuua, on siis see, et aastal 2025 tõi Estev küberjulgeolekusse ja siis ka e-teenustesse välisrahastust juurde 21,3 miljonit. See on väga tugev märk sellest, kuidas avalik sektor, just Eesti avalik sektor ja erasektori kogemus on väga usaldusväärne kvaliteedimärk. Ta on usaldusväärne ekspordiartikkel. Ma saan aru, et me pean lühidalt kokkuvõtvalt seda tegema, et me saaksime interaktiivselt rääkida ja võib-olla ma tahaks veel siin koha pealt välja tuua ja sõnastada veel seda, et see on ikkagist kahesuunaline tee ja mida me siis tahaks välja tuua seda, et me mitte ainult ei lähe viima oma teadmisoskusi, vaid me tuleme sealt tagasi, me õpime ise sealt samamoodi, et arengukoostöö ongi kahepoolne ja kahesuunaline tee. Ja ma võiksin öelda, et ehitades partnersriikides siis üles turvalisi ja kestlikke digiriike, siis me loome ka usaldust ja avamegi need uksed meie partneritele siin Eestis, Eesti ettevõtetele, siseneda uutele turgudele, uute võimaluste ja kogemuste näol. Aitäh, Andrea. Ja nüüd ITL-i vaade veel siis. Anna-Greta, palun. No kõigepealt palju õnne. Ma just eile kohtusin Ontariost pärit Kanada ministriga. Ma ei osanud nende ploomide kohta küsida, aga küsisin, et mis siis, et mis ta see mulje nii-öelda oli, et kui ta siia Eestisse tuli ja ta pidi tunnistama, et mul oli sellest riigist hoopis teine ettekujutus, aga kui ma siin olen, siis it's tech, it's all about tech. Ehk siis
et meie maine on hea, kuid selleks, et kõik aru saavad, et mis siin päriselt toimub, peavad nad ikka korra Eestisse tulema. Ja iga kord, kui me kohtume erinevate välisdelegatsioonidega, siis on põhisõnum, mida me räägime, et kuidas Eesti riigi selline edu sündis, oli see esiteks, et me ehitasime ühtse süsteemi selles mõttes, et see on kasutatav nii ettevõtja, kodaniku kui ka ametniku vaatest, ja teiseks, et me tegime seda era- ja avaliku sektori koostöös. Need on 2 põhiargumenti, mida me alati toome välja. Ja nüüd selle teise argumendiga on natukene muret tekkinud ja tekib küsimus, et kas see, mis tõi meid siia, viib meid ka edasi, sest ma näen väga palju ITL-is ja ma näen ka oma ettevõtte tasemel, meie siis tegeleme metsanduse digitaliseerimisega ülemaailmselt, era- ja avaliku sektori konkureerimist. Ja ma saan aru, et eurorahad on andnud siia suure panuse ja on võimaldanud mehitada suuri meeskondi ja väga tihti ju ma saan ka sellest aru, et kui on olukord, kus on vaja kiiresti reageerida, kiiresti mingi jupp valmis teha, siis seda ongi lihtsam majasiseselt teha. Üks osakond kirjutab nii-öelda nõuded, teine teeb valmis, mingite hangete jama ei ole, kõik on hästi kiire, eks ole. Aga kokkuvõttes me peame aru saama, et see on väga selge ju oksa saagimine, kus me istume, sest eesmärk on ju kokkuvõttes see, et e-riik tooks majandusse tulu ja ta ei oleks ainult maksumaksja kulu. Ja siin ongi see probleem, et kui maja teeb või ütleme, avalik sektor teeb lahendusi majasiseselt, siis tegelikult ei realiseeru see ekspordipotentsiaal, mis võiks tuua riigile tulu. Ja Ats Albre juba varasemas paneelis mainis, et IT-sektor on väga tubli maksumaksja, me iga aasta tegelikult maksame ligi 100 miljonit tööjõumakse lisaks, aga minu meelest on ikkagi väga palju kasutamata potentsiaali just selles mõttes, et kuidas kõik see huvi, mis on nende erinevate välisriikide poolt reaalselt konverteerida maksutuluks. Ehk siis nagu startupi mõttes, et tõesti, kuidas see iga potentsiaalne liid reaalselt maksvaks kliendiks ära konverteerida. Ja siin ma olen näinud, et on väga hea koostöö, ütleme, ja ka poliitilisel tasemel on see probleem, või ütleme, see teema väga hästi selgeks saanud, et me peame avaliku sektorina ka promoma väga tugevalt oma IT-sektorit, rääkima ausalt sellest, et kui keegi on hea lahenduse valmis teinud, et kes need konkreetsed ettevõtted on, avama neile uksi. Aga ma näen, et see probleem jätkuvalt on madalamal tasemel ja ma ei nimeta siin ministeeriume, ma arvan, et RIA on pigem see väga progressiivne organisatsioon, aga no tõesti, et saame nüüd aru, et see on kõigi meie ühine huvi, et Eesti majandusel läheks hästi. Ja üks teema, mida ma ikkagi näen väga selgelt, on see, et kuidas avalik sektor võiks olla ka selliste innovatiivsete tehnoloogiate rakendaja. Et ma näen väga tihti seda, et mõeldakse, et kuidas ei saa, selle asemel, et kuidas saaks, et ma väga loodan, et me seda sama edulugu jätkame ka sellega, et tegelikult avalik sektor ei ole see sektor, kellega ei saa koostööd teha. Aitäh ja siit Cyberneti juurde, Lauri, palun. Ja, tere päevast minu poolt ka. RIA on juba 8 aastat, arvutasin kokku, et 8 aastat oleme arenguabi teemadega kokku puutunud ja veab praegu 2 projekti. EU Cybernet on üks neist ja LAC4, ehk Ladina-Ameerikas kompetentsikeskus teine. Ja selle 8 aasta jooksul tegelikult oleme korjanud märkimisväärse koguse kogemusi. Ja tegelikult eelkõnelejad on juba paar olulist märksõna välja toonud. Ehk siis, kui otsida küsimust või vastust küsimusele, et miks me seda teeme, miks RIA riikliku kompetentsikeskusena panustab arenguabisse väga kaugetes piirkondades, siis just seesama uste avamine Eesti IKT-tööstusele on üks kahtlemata suur eesmärk. Kahtlemata loomulikult on tegemist ka Euroopa Komisjoni või Euroopa Liidu välispoliitika pikendusega, aga selle tuules kindlasti on meil riiklikud huvid tuua ka maksuraha siis riigieelarvesse juurde.
Nüüd, kui me sellest digitaalsest jalajäljest räägime, siis muidugi tuleb aru saada, et kuidas me seda mõõdame või mis see tulemusmõõdik on, siis see, et me oleme väga paljudes riikides korraks kohal või nägu näitame, et see ei ole see, mida me tahame teha. Võttes kinni hommikusest paneelist, kus räägiti vastutustundlikkusest, siis Eesti puhul on kindlasti see kohalolu ja muutuse sisseviimine või nägemine, et midagi on reaalselt seal koha peal siis paremaks saanud, on see, mis meie nagu põhifookuses on. Ja kui Eesti tugevusest rääkida, siis see, et me suudame pakkuda digi- ja küberlahendusi koos, ehk siis meie digiühiskonna kogemust ja turvalisuse nagu seisukohast tervikpilti, siis see on see unikaalne väärtus, mida meie saame mujale viia. Paindlikkus kindlasti ja vastutustunne, ehk siis et see, et kui me midagi lubame, siis me teeme ära ja me teeme tavaliselt nad ära kas siis enne tähtaega või hiljemalt tähtajaks, mida ei saa öelda paraku paljude teiste arenguabi nagu teenuste pakkujate kohta maailmas. Nüüd kui tuua riski poolele pilt, siis kahjuks, tegelikult ei saa öelda kahjuks, aga tõsi on see, et maailmas on neid riike, kes on suutelised juba sarnase kvaliteediga teenust pakkuma, on juurde tekkimas. Et võime siin mainida Tšehhe või Hollandit või Britte või Austraaliat. Et siis me peame leidma üles selle koha, kus me oleme jätkuvalt nagu teistest ees. Ja ma väidan, et see killustatus või nagu ka käis juba läbi sõna konkureerimine, et me peaksime kuidagi saama siseriiklikult sellele nagu võib-olla sellise lahenduse, et kas luua mingi koostööformaat või kooskäimise formaat, et kui meil Eestis on 3 arenguabi või sellise võimearenduse pakkujad, siis kas Välisministeerium või kas või RIA ise võiks võtta selle rolli, et natukene seda väljapoole tegutsemist ühtlustada, et meil omavahel oleks parem pilt. Ja kahtlemata, et see edu saaks jätkuda, tuleb seda sama rauda taguda, et me oleme suutelised rääkima tervikuna digiriigist, turvalisest digiriigist. Ja selle üle on nagu ainult võimalik uhke olla, et mitte, et ei võeta meilt üle või ei kopeerita üksikuid digilahendusi, vaid et rahvusvaheliselt on nagu eeskujuks võetud kogu meie turvaline ja selline toimiv digiriigi mudel. Nii et uhke on olla selle koha pealt riiakas ja eestlane. Aitäh! Hästi mitu küsimust on peas, aga proovin neid siis korrastada ja jadas esile tuua. Võib-olla esimene küsimus on veidi rohkem siis Andreale ja Hannesele. Ja selle turjal loomulikult sõidab ka ITL ja kogu Eesti erasektor, et kas see pirukas või ütleme siis pitsapai, mida siis Euroopa Liidust nii-öelda jagada on nende projektide kaudu ja kus siis hiljem siis Eesti ettevõtted saavad päriselt ka lepinguteni jõuda, kas seda pirukat on piisavalt, kas siin on tihe konkurents, kas on ka konkurents võib-olla Estevi ja EGA vahel, või kuidas seda nii-öelda nagu, kuidas sellele pitsale lähenema peaks? Andrea, vaatas esimesena otsa, nii et sulle esimesena. Vaatasin Hannesele otsa. Tegelikult nende aastate jooksul ma arvan seda, et kui Estev loodi, et siis seal oli korraks selline hetk võib-olla, et mis me oleme, mis meie roll hakkab siis olema. Täna me ikkagi näeme, et kõik, kes siin on paremal, vasakul, igal pool, et me täna võtame neid partneritena, et me ei tee üksinda neid asju ja täna meie jaoks on nad väga olulised. RIA on samba hinnatud asutus, Estev on samba hinnatud asutus, EGA on samba hinnatud asutus. 3 väikeses riigis samba hinnatud asutust, kellel on kõigil võimalus siis Euroopa Komisjonist taotleda otserahastusi. Komisjon näeb Eesti riiki väga tugeva partnerina.
ja lihtsalt see, kuidas seda nii-öelda seda pirukat jagada, seda lihtsalt tulebki omavahel kommunikeerides, rääkides, et me tegelikult väga tihedasti suhtleme, ma julgen öelda, ma arvan, et sa nõustud, et suhtleme ikkagi Stegaga selles mõttes, et neil on oma väga tugev pädevus, neil on juba omal endal esindused teatud kohtades olemas, kus neil on see tugevus olemas, kus me teame, et me võime nende poole pöörduda, teinekord on jälle vastupidi, kus siis teeme koostööd niimoodi, et Ega pöördub meie poole, et kuule, et lähme teeme midagi koos, meil on see olemas, aga kas te võtaksite liidi või on ka vastupidi, on ju. Et ma arvan, et me täna peaksime sinnapoole liikuma, et Eesti riik on väike ja me peamegi näitama oma oma tugevust just selles digiteemades, tulema koos, panema seljad kokku ja näitama, milleks me oleme võimelised. Et ma ei nõus, et võib-olla kerge konkurents on, aga see kerge konkurents, ma arvan, on kohati isegi mõningal hetkel päris hea, sest see sunnib meid rohkem tegutsema. Eriti just erasektoris selles mõttes. Aga ma arvan jah, et koostöö, see on see, mille nimel me peame tööd tegema. Hannes? Ja meil on põhimõtteline kokkulepe tegelikult, et kui me kuskil on Euroopa Liidu rahad saadaval, et siis me ei lähe konkureerima. Et Eestist läheb alati üks, kas kelle taha joondutakse või kelle kasuks valik langeb, seda me alati arutame mõistlikult, et meil ei ole mõtet nagu minna konkureerima, sest meie vastas põhilised konkurendid Euroopa Liidu rahale on sakslased ja prantslased, mõnikord ka hispaanlased. Ja see on pikema loengu või töötoa teema, kuidas nemad tegutsevad ja milliseid alatuid võtteid nad kasutavad, et projekte endale saada. Eks meil on omad alatud võtted ka mõistagi olemas selleks, kuidas neid endale saada, aga et me saame väga hästi aru, et meil ei ole mõtet omavahel võistelda. Meil on mõtet võistelda raha pärast, mis muidu läheks sakslastele, prantslastele ja mõnikord hispaanlastele, aga need kaks on kõige suuremad konkurendid. Nii et selles mõttes, ja teine, kui sa küsid, et kas seda raha on piisavalt, seda on raha nii palju, et me väga paljust rahast ei saa teadagi, et seda jagatakse, sest sakslased ja prantslased on selle juba endale saanud. Aga et selles mõttes raha on rohkem kui võimekust Eestis, on aus vastus. Sest lõpuks, kui me ka mingi raha endale saame, siis ükskõik on see Estev või Ega või kuidagi või Riia kaudu, keegi peab selle töö ära tegema ja neid inimesi, kes selleks võimelised on Eestis loetletud arv. Ma olen väga tänulik kõigile Riia töötajatele, kes meie projektides on kaasa löönud nii palju, kui juhtkond on lubanud ja juhtkond on mõnikord ise ka kaasa löönud, kui nad ise on endale seda lubanud. Aga võimalusi, tööd on tegelikult kordades rohkem kui seda, mida me suudaks ära tarnida. Ja sellepärast me oleme ka väga uhked, et meil on väga palju teistest riikidest inimesi tööl, sest nemad tunnevad ka kohalikku konteksti ja meie Ukraina kolleegid ei tegele ainult mitte Ukraina asjadega, vaid väga palju ka juba teistes meie projektides globaalselt. Anna-Grete, kas Eesti infotehnoloogia valdkonna ettevõtted suudavad selle kõik ära deliverdada, mida siin projektidega sisse tuuakse? No ma arvan, et eestlased on selle poolest hästi tuntud, et nad on väga head töötegijad, aga väga kehvad müüjad. Ehk siis selles mõttes, et selles ei ole probleemi, et me oleks ennast kuidagi üle müünud ja ei ole suuda deliverdada. Ma olen väga nõus sellega, et me peame leidma rohkem niisuguseid paindlikke koostöömudeleid, selles mõttes, et tõesti, et me konkureerime siin prantslastega, sakslastega, eks ole, jumala eest mitte omal vahel. Ja ma arvan, et siin võiks olla ka põhimõtteliselt printsiip näiteks Estevi puhul, et me paneme 10% rahast sisse, nemad toovad siis nii-öelda 9% lisaks. Ja just see mõte, et tegelikult Estev on nagu mingis mõttes garant, et kui see ettevõte läheb seda projekti seal Aafrikas või kus iganes tegema, et nad teevad õiget asja ja Estev aitab sellele ettevõttel leida ka suurema rahastuse, sest ütleme, et need piloodid on kõik toredad, aga eesmärk on ju ikkagi leida siis kohe see järgmine aste või see järgmine sponsor, kes siis suudab seda pilooti rahastada, et see tõesti tooks siis seda mõju laiemal tasemel ja nagu aitaks skaleerida. Lauri, palun. Ja kiiresti lisan siia juurde, et tõepoolest meil on võimekust vähem kui nõudlust ja väga sagedasti on niimoodi, et küsitakse spetsiaalselt, et kas eestlased oleksid võimelised ja nõus osalema kuskil konkursil. Ehk siis, et ära teha midagi eestlaste poolt, sest et nagu Hannes ütles, põhimängijad väljakul on siis Saksa ja Prantsuse suured agentuurid, aga nende jaoks on arenguabi tegevus puhas äri ja seda võetakse ka niimoodi, et suur osa nagu enda taskusse ja siis kui võimalik tehakse nii-öelda sihtriigis ka midagi ära. Et meie tegevus on või põhimõte on hoopis teine ja sellepärast meid hinnatakse.
aga me oleme valmis seda nõudluse teemat väga hästi arutama ITL-i järgmisel juhatuse koosolekul järgmisel nädalal, et lahendame ära. Kutsutage meid. Andrea. Ja võib-olla tahtsin lisada seda veel, et tõesti, et ma olen täiesti päri sellega, et leida sellised lahendused, kuidas me saaksime seda koostööd teha, millised mudelid on, et me täna juba töötame selle nimel, et Estev tegelikult ongi see, kes leiab need võimalused ja annab selle nii-öelda selle kvaliteedimärgi, et kui Eesti tuleb, on ju, et me aitame kaasa. Nagu ma rõhutasin, siis ma ütlesin, et me ei tee seda üksinda, meie ei ole need, kes lähevad tegelikult neid tegema, et me oleme see nagu see müügitöö tegija võib-olla siis, et me teeme selle eeltöö ära, me lähme pakume need parimad lahendused sinna ära ja meile tulevad siis taha sinna need erasektor, lootuses ikkagi, et me saame avaliku sektorit ka, ma tean, et ma olen Riiaga mitmel korral rääkinud, et kui palju nad saaksid meile veel juurde tulla, sest tegelikult avaliku sektori kogemust on väga palju vajalik saada, aga murekoht on nagu see, et me teame väga hästi, et avalikus sektoris inimesi on vähe ja tegelikult ei ole nagu võimalik seda nagu nende tööressurssi sinna nendesse projektidesse väga suures hulgas panna. Aga siin tulebki juurde veel nii selline kombinatsioon, mida meil on vaja siis selline ühtne tasakaal leida selles osas. Et ma tahakski rõhutada seda, et meie eesmärk ongi, et me otsime neid uusi võimalusi ja siis sellega tekitadagi siis ka sellest, millest Anna-Grete rääkis, et tekitada Eesti majandusele tulu juurde, et just seesama, et kui me selle raha toome välisrahastuse komisjonist siia, et siis me leiame selle, et me saame selle jagada siis Eesti majandusse ja Eesti IT-ettevõtetele. Aitäh, enne kui ma Annesele annan, siis üks mõte lihtsalt publikule teadmiseks, et tegelikult see koordineerimine ja Lauri viitas sellele, et mingil määral see juba ka toimub või toimib. Mulle meenub käesoleva aasta algusest hetk, kui Välisministeerium Kairi Saar kutsus meid kokku, tol hetkel küll ITL ei olnud laua taga, kindlasti võiks olla ka. Ja päriselt rääkidagi ühe laua taga nagu sellest, et mis need plaanid on nagu järgmisteks aastateks. Ja võib-olla see ongi hea, kui on selline neutraalne koordineerija, et mitte, et siis nii-öelda omavahel võistlus moment Riia tol hetkel laua taga just sellepärast, et me olime pikendamas oma CyberNeti hanget, tahtsime teha edasi sama asja, mida me juba teinud oleme. Ehk tegelikult ei olnud tungimas kellegi teise marjamaale, vaid kindlustamaks, et see meie küberaiamaa, meie aialapp jääb alles, saame seda, seda vagu, mis me oleme sisse kündnud, edasi künda. Aga Hannes, sa tahtsid täiendada? Ma tahtsin lihtsalt seda öelda, et võib-olla jääb natukene nagu vale mulje, et miks Eestit tahetakse, et üks pool on need lahendused, eks ole, mida Eestis on tehtud ja mida Eesti firmad kindlasti on võimelised tarnima. See põhiküsimus, millele vastust otsitakse arengukoostöös ja meie projektides on see, et kuidas teha. Kuidas üles seada riiklikke organisatsioone, niisuguse Riia-laadseid asutusi, mis on regulatsioonid, seadusandlus, mis on mandaadid. Küberturbes on see alati, see võitlus käib veel hullemini, eks ole, on alati igas riigis on 10 asutust, kes kõik ütlevad, et ma tegelen küberturbega, aga ma ei ütle teistele, millega ma tegelen, sest mul on kõik punase templiga üle löödud, sest ma olen nii salajane ja nii tugev. Ja kõik muud asjad, eks ole, me oleme selle siin Eestis ka kunagi üle elanud. Nii et seda, mida ka Andrea rõhutas, et meil on ka vaja väga palju riigi asutuse kogemusega inimesi sinna projektidesse. Meil on EGAS täna on üsna palju inimesi tööl, kellel on Riia kogemus alates Taimarist ja paljudest teistest. Me mõnikord ütleme, et EGA on nagu Riia vanadekodu. Palun vabandust. Aga mõelge selle üle. Nii et selles mõttes see äge töö, mida te täna Riias teete, et seda on võimalik hiljem veel kapitaliseerida ka teiste riikide edulugudeks. Jah, ma olen ka ennem seda tähelepanekut kuulnud, aitäh sulle seda meenutamast taas, aga see ei ole ainult, ütleme Riiaga nii, et eks kõik teised riigid ka Estev nii-öelda Välisministeeriumi kontekstis ja nii edasi, ehk neid võrdlusmomente saab tuua, aga oluline on see, et mõista, ma tulen ikkagi selle alguse juurde tagasi, et me ei pea võistlema siin selle Eesti turu pärast nagu ainult, et need Eesti lahendused, tsiteerides kõiki täna varem rääkinud inimesi laval, need Eesti lahendused maailma turgudel on endiselt unikaalsed, need on väärtus, neid hinnatakse, neid tahetakse teha ja see on Eesti ettevõtetele võimalus, see on Eesti siis arenguabi projekte pakkuvatele organisatsioonidele ja ka Eesti IT-asutusele võimalus, et kuidas seda kõike suruda. Aga aeg tiksub armutult, lõpu mõtted igalt ühelt teist, hakkame nüüd tagantpoolt pihta. Lauri, sina esimesena. Võib-olla tooksin välja veel CyberNeti poolt selle, et meil on see ressurss, millega me oma treening, konsultatsiooni ja mis iganes nõustamismissioone teeme, ei tule ainult Eestist, aga Eesti eksperdid on ääretult teretulnud liituma meie siis ekspertkogukonnaga.
Nii et kui te tunnete, et on midagi panustada ja sooviksite väljapoole kogemust minna hankima, siis EU CyberNeti kodulehel on link, kuidas meie ekspertpooliga ühineda. Nii et ootame. Ma ütleks 4 märksõna, mis tänasest paneelist võiks nagu koju kaasa võtta, et kõigepealt koostöö, teiseks siis tõesti, et kuidas see e-riik oleks majandusele tulu, mitte maksumaksjale kulu. Kuidas konverteerida kõik see avalik huvi, mis on tõesti olemas reaalselt majanduse tuluks Eestisse ja kuidas tagada see, et Eesti avalik sektor oleks innovatsiooni edukas rakendaja. Aitäh, Andrea! Ja kõik ideaalsed laused ära öeldud, et mis ma siin täiendan, et tegelikult ma arvan, et meie poolt ongi see just märksõnana tõesti see tugev koostöö, mida me tahame nagu esile tuua. Ja võib-olla ma siin koha peal tahaks üteldagi seda, et kui siin Lauri siin juba ütles, et tulge rääkige, et tulge meie juurde rääkima STV-s, et me oleme see tegelikult see nii-öelda see, kuna me oleme Välisministeeriumi sihtasutus, siis meil on selline nagu tagala Eesti riigi poolt olemas, et me oleme nagu Eesti toetusena kõike seda, aga veel kord rõhutan seda, me ei tee seda üksinda, me teeme see kõikide teiega, kes te siin olete, kes mul siin kõrval istuvad, et tulge rääkige, otsime neid võimalusi ja nagu ma rõhutasin, siis Eesti kogemust tahetakse ja värskelt tagasi tulnud nagu ka Brüsselis, siis tegelikult, kui sina rääkisid sakslased ja prantslased, jah, seda on, aga täna sosistavad mulle Euroopa Komisjonist inimesed kõrva, et kuulge, ei taha enam neid väga sinna, et tahaks rohkem eestlasi, kes oleks natukese võib-olla thinking outside of the box ja tuleksid natukese teistsuguste lähenemiste asjadele, et ei taha kogu aeg ühte sama asja. Seega paneme seljad kokku, teeme ära, näitame, milleks me oleme võimelised. Enne kui ma Annesele annan, siis meenub sama lugu, kuidas me kunagi Cyber for Dev nimelise projekti tõime Eestisse, siis selgitasime Liina Arenguga, et kui teil on Brüsselis komisjonile, et kui teil on vaja kedagi, kes ehitab kaevu, siis loomulikult on neid, kes oskavad seda paremini kui meie, või kui teil on vaja kedagi, kes ehitab koole, siis ka neid on paremaid või haiglaid. Aga kui on vaja, et need asjad on kuidagigi pidi infosüsteemidega seotud ja teil on ülevaade, mis nad teevad ja kas nad toimivad, siis me tuleks ja teeks hea meelega. Selle projekti me toona võitsime. Aga palun. Ma tahtsin lõpetada selle samaga, kust ma alustasin, et kui 2011. aastal meil olid Riigikogus intensiivsed vaidlused, et kas on ühte järjekordset riigiasutust vaja, siis Margus Püüa, ma ei tea, kas Margus on siin täna, kes siis riiki esindas nendes läbirääkimistes, oli minu vestluspartner ja ma küsisin talt, et Margus, et kui me teeme nüüd ühe järjekordse riigiasutuse juurde, siis see paneb ju nagu vohama nagu ikka ja Margus ütles, et ma vannan sulle käsi piiblil, et seal kunagi üle 100 inimese tööle ei hakka. Palju praegu on? 320. Väga hea, aga selles mõttes, kuna ma nüüd olen mütsi vahetanud, siis ma olen väga rõõmus, et on ometigi inimesi, kellega koostööd teha. Nii et suur tänu teile kõigile selle koostöö eest. On this happy note, tõmbame selle rahvusvahelise arutelu otsa kokku. Suur aitäh teile kõikidele selle eest, mis te teete iga päev. See teeb Eestit suuremast ja nagu Anna-Greta ütles, kui Eesti majanduse osakaal tervikuna sellest kasvab, siis meie kõigi heaolu tervikuna sellest kasvab. Nii et aitäh teile! Jah.